Tere tulemast vaatama videodesarja, kuidas see on tehtud. Minu nimi on Pavel ja täna ma sooviksin võtta üles sellise teema nagu aialaud, õuelaud. Milline võiks välja näha siuke tubli laud, mida võiks endale ehitada inimene ise, kuidas ta näeb välja ja saaks oma õues seda panna, kasutada pikalt ja et oleks siukese hea konstruktsiooniga. Et praegu ma olengi siin karjapagari juures ja nõuas kohvi, hea ilm ja siin on see laud, mille järgi on siin külamehed, mitu külameest on teinud seda lauda endale. Ja ma tahaksingi teile seda täna tutvustada, nii et tulge minuga siis küla peale ja ma tutvustan teile, kuidas see laud on tehtud. Seoses seda tüüpi aialauaga ma sooviksin mainida kõigepealt seda, et kui nüüd süveneda selle konstruktsiooni üksikasjadesse, siis peab mainima seda, et seda on võimalik teha ainult käsisaega, kui me räägime minimaalsetest vahenditest. Naelad, haamer või trell, puur, poltidega seoses. Kui siin nüüd ka veel see mõõdulint ja need immutusvahendid, see on teine teema. Aga põhimõtteliselt selle üks eripäradest selle laua puhul ongi see, et seda saab valmistada igaüks, kes lihtsalt saab aru, kuidas see on ehitatud. Ja siin on ka variatsioonid võimalikud. Et ma kohe näitan, et selle laua puhul on siin tehtud natuke omamoodi ja esile tuua on vaja seda ka, et see on väga hea sellise jäikusega konstruktsioon. Väga lihtne, aga jäik ja kestab ilmselt tänu sellele väga hästi ja kaua. Mis puudutab immutust, selle laua puhul näiteks on ilmselt kasutatud värvi. Minu ettekujutus oleks, mida ma tahaksin jagada, on ilmselt siuke sügavam immutusvahend. Et otsige immutusvahendid, mis lähevad sügavale sisse, mitte lihtsalt värvikiht, sellepärast, et päike tõstab selle üles ja see kõik on maha rullitav ja muutub inetuks. Et ilmselt ikkagi sügavam immutus. Et selle laua elemendid on omavahel pandud kokku poltidega. Et on siis ette puuritud augud kõik läbi nende elementide ja kinni tõmmatud. Üks viis on naelad. Seal liimiga naelad, näiteks naelpüstoli naelad või naelpüstoliga need sisse lüüa siia. Tavalised naelad. Ja ka terassikruuvi on ka üks lahendus. Üldse selle kokkukruuvimise puhul on ilmselt vaja võtta sellised tummisemad kruuvid ja sellised, mis on ette nähtud väliste konstruktsioonide kokkukruuvimiseks. Et seda tuleb silmas pidada, sest muidu lihtsalt need kruuvid lähevad mõne aja pärast lihtsalt katki. Aga lähme nüüd selle konstruktsiooni juurde ka, ma näitan nüüd neid täiesti iga ühte eraldi. Üldiselt võib-olla veel seda, et siin on kõik väga lihtne. Selle laua mõõdud on 1,50 m pikk, 90 lai
plangud on 50, see kõik võib varieeruda, see on teie maitse ja teie ettekujutus, kuidas teile see sobib. 50 paksusega, laius on siin kuskil 17,5 sentimeetrit, ma räägin sentimeetritest, see on siuke levinud viis, noh, tavainimene saab sellest paremini aru, kui ma räägin millimeetritest. Vahed on sentimeeter, need võivad olla ka kitsamad, laiemad, et see on väga hea lahendus just sellepärast, et tegelikult kui käega katsuda siin, nad igaüks veidike on hakanud mängima. Aga kuna nad ei ole kõik kokku limitud, siis nad ei paista nii inetult, et kui liimkilp oleks niimoodi mängima hakanud siin, siis ei oleks nii hea, kui nad on kõik eraldi. Ja siin sajab läbi vihm, ei kogune, et see on selle siuke praktiline külg. Ja igaüks on pandud siin 3 selle poldiga, selliste ümarguste peadega. Ja pinkide osas on vaja seda öelda siin, et nad on tänu sellele, et selle tugi plangu peale kinni pandud. Nad on paralleelsed selle lauaga, mis on väga tähtis üldse laua puhul õues, aias. Ja on jäigad ja sa saad ise valida endale kõrguse tänu selle tugi plangu asetamisele. Et see on siuke nüanss, et siin kõrgused asjad, see on kõik siuke isiklik valik. Aga vaatame kõik asju lähemalt. Et kogu selle laua konstruktsiooni siuke lahendus peitub selles osas, kuhu kinnitub see pealmine plaat, mis koosneb nendest laudadest, kust tulevad jalad ja kuhu kinnituvad need tugiplangud pingi peal. Ja siin on näiteks see eripära, mis on inimene siin ise teinud, on pannud siia keskele sellise riiuli lauale, kus saab asju panna, mis koosneb 2 plangust, siin kuskil paksus 2 sentimeetrit. Nende paksus on siin tal 32, kuigi nende paksus see kõik võib olla teistsugune, aga parem kui mitte õhem. Et siuksed samasugused isegi võivad olla. Ja ilmselt siin on need 2 tükki just selle riiuli pärast, et nad paremini siia kinnitada ja ühtlasi see ka seob seda laua konstruktsiooni. Aga üldiselt, kui te seda riiulit siia ei pane, siis piisab sellisest korralikust plangust laias siia ja siia saab toetada, siis kinnitada selle pingi ja ülemine see tugiplank, millele siis kinnitub see plaat, laua, need plangud, jah. Siit tuleb nurga alt, siis tulevad jalad. Et sellel on väga hea mõte, sellepärast, et kui nad lähevad nüüd laiusesse, nad annavad sellega sellise ligadi-logadi vastase efekti, mõju, et jäikust lisavad. Ja siis tuleb need, nagu ma rääkisin, ühendada need kokku ja selle esimese laua juures, mis me seal karjapagaris vaatasime, tuli siit keskelt 45 kraadiste siis ära lõigatud nurkadega siuke tugiplank, mis läks keskmise selle lauaplaadi plangu külge ja siis selle tugiplangu külge. Et selle mõte on siis anda jäikust nõndapidi siis liikumisest. Et see on selline asi. Ja üks asjaolu, mida tuleb siin veel öelda, see on 1,5 meetrit pikk see laud. Kui te soovite teha 3 meetrit või pikem, siuksed lauad on ka võimalik teha, siis tuleb sellist konstruktsiooni ilmselt korrata 1,5 meetri tagant. Et see võib anda lauale sellise parema jäikuse, nende laudade mängimise ulatus on ka siis piiratud, kui te võtate nad kinni. Et selline on see lauakonstruktsioon ja tänu sellele, et see kõik tugineb 4 punktile, selle laua puhul. Seda on võimalik panna loodi, kui te panete siia telliskivid või mingisugused kivid siia alla üldse, et ta oleks tugevalt ja pingid on siis sellega kõik paralleelsed. Et see on väga siuke hea lahendus, lihtne konstruktsioon. Et mis puudutab konstruktsiooni jäikust, siis lihtsalt üks mõte veel. Et see on 1,5 meetrit lai laud ja need pealmised plangud
toetavadki selle otstes tugiplankudele. Aga kui on huvi näiteks, et see oleks jäigem, noh, kestab kauemini, et plangud oma mängimisega siin väga ennast ei näita kõveraks, siis võib näiteks siia keskele panna veel ühe plangu ja siit need kõik veel siduda. Ja kui on pikem laud, siis seda on mõttekas teha ja näiteks üks väike sihuke iluelement on ka, et võt selle plangu alla siia ette, kust tuleb siis see ots välja ja siit tuleb ots välja, võib panna sellise liistu, näiteks mingi 5 või 6 sentimeetrisega, mis peidab need otsad ära, samas teeb ilusaks või viisakaks, et variante on palju. Sellist lauda oleks sobilik teha õhukuivast materjalist, seda, et laud või plank on kuivanud õhu käes välistingimustes varju all, andnud ära oma niiskuse, stabiliseerunud väliskeskkonna tingimustega ja ei mängi enam. Kui kasutada märga lauda näiteks, siis see võib kuivamisel kõveraks minna, otstes praod lahti lüüa. Samuti ei ole mõistlik kasutada tisleri kuiva, sest see nagunii võtab selle niiskuse väliskeskkonnast endasse sisse ja on siis lõpuks ikkagi õhukuiv. Kui on laud karvane, seda võiks enne imutamist lihvida, et ei ajaks pindu kuskilt servad ümaramaks lihvida või freesida. Ja imutamise kohta ka seda, et kui see ei ole varju all, see laud, seda võiks ikkagi aeg-ajalt uuesti imutada, et siis ilme säilib kauem. Te vaatasite videodesarja, kuidas on tehtud. Järgmistes videodes järgmised teemad. Kohtumiseni!